Tegemist on siis esimese etapiga Hiiumaa elektrijalgratta rendivõrgustiku arenguplaanist, mis tulevikus peaks katma terve Hiiumaa, nii et saadki tulla autot mandrile jättes saarele ja sõita siin jalgrattaga ringi, veeta siin nädala ja kui sa siit lahkud, on akud laetud. Ma arvan, et tänapäeva maailmas muutub järjest olulisemaks see, et me kasutaks võimalikult vähe fossiilkütust, et me liiguks ringi kohaliku energia toel ja kui me mõtleme Hiiumaad, siis Hiiumaa võiks olla saar, mis ongi täiesti energiasõltumatu ja kus nii ringi liikumine kui ka kõik muud elutegevused põhinevad kohalikul energial. Elektrijalgrattad on toodetud Eestis, on Ampleri elektrijalgrattad ja nendega saab siis ühe laadimisega sõita 50–70 kilomeetrit, olenevalt siis sellest palju viitsid vändata ja kui aku tühjaks saab, ei ole ka muret, sest ta toimib nagu täiesti tavaline jalgratas ja liigud ikkagi edasi siis juba lihaste jõul. Et esimeses etapis on plaanis püsti panna 3 sellist Traian S-maja, mille on välja mõelnud siis Hiiumaa ettevõtja Tõnis Kasemägi. Majad on Heltermaa sadamas, Kõpus ja Kõrgessaares ja lisaks sellele on 6 laadimispunkti kohaliku Coopi kaupluste juures, kus siis jalgrattaga ringi liikuja saab oma elektrijalgrattaid laadida. Ja eriliseks teeb selle maja see, et on püütud teha nii lihtsa konstruktsiooniga kui üldse võimalik hoone ja ära on kasutatud maa-ala, mis jääb päiksepaneelide alla. Kui me tavaliselt paneme päikesepaneelid kuskile eraldi seisvana, siis siin on sellest päikesepaneelidest tekkiva katuse alla tekkinud ruum ja selle me saame kasutada multiotstarbel. Antud juhul on seda ruumi kasutatud elektrijalgrataste hoiustamiseks ja laadimiseks, aga sama hästi võib sinna panna ka majutuse koos väikse kööginurga, dušiga, või siis tööriistakuuriks milleks iganes.